Kuku! Tere tulemast tagasi kuulama meie taskuhäälingut. Täna on meil külas Tartu Ülikooli õppekorralduse spetsialist Anneli Adamson ja räägime siis täna natukene sellistest ülikooli korralduslikest teemadest, et nende kohta on küsitud ja ma arvan, et see on väga oluline teema, mida puudutada. Aga alustakski võib-olla kõigepealt ainetele registreerimisest, et kust üldse leida seda infot, millistele ainetele registreerida? Esmakursuslastele saadetakse enne õppeaasta algust oma õppekava õppekorralduse spetsialisti või programmijuhi poolt e-kirja teel teavitus õppeaasta alguse kohta. Siis teavitatakse muu hulgas ka sügissemestri õppeainetest, kuhu tuleb õppima asumisel registreeruda. Esmakursuslastele toimuvad õppekavad infotunnid kas enne õppeaasta algust augustikuus veebiteel või kohe õppeaasta alguses koha peal. Infotunnis tutvustatakse lisaks õppekavale ka sügissemestril lugemisele tulevaid õppeaineid. Kui enne infotundi saadetud kirjas on jäänud ebaselgeks õppeainetele registreerumisega või tunniplaaniga seonduv, siis on võimalus seda küsida infotunnis. Esimese aasta sügissemestri õppeained saab valida ka õppeinusüsteemist oma struktuuriüksuse tunniplaani järgi. Õppeinusüsteemis tunniplaani nimi sisaldab tavaliselt informatsiooni eriala, aasta, õppeastme kohta. Näiteks Haridusteaduste Instituut, eripedagoogika ja logopeedia bakalaureuse õppe, 1. aasta päevaõppe. Soovitud ainekursustele saab esmakursuslane registreeruda õppeinusüsteemis juba 1 nädal enne õppeaasta algust, alates 24. augustist. Enne õppeainetele registreerumise alguskuupäeva saadab ülikooli infotehnoloogia osakond esmakursuslastele ülikooli kasutajatunnuse ja parooli, millega pääseb õppeinusüsteemi. Õppeainete registreerumise tähtaeg 1. semestri üliõpilastele on 15. september kell 23.59. Ja ma tooksin veel siia juurde selle, et jah, tõesti lisaks, et see infotund on nagu, vähemalt mina mulle tundus, et ma ootan ikkagi selle infotunni enne ära ja siis hakkan vaatama, et see tõesti andis väga palju seda pilti, kohe läks laiemaks, et kuidas, mis, kellega, et sai juba tutvusi ka loodud ja et soovitan väga infotunnist kindlasti osa võtta. Ja ma mäletan ka, et ma alguses proovisin enne infotundi hakata registreerima, siis ma olin täielikus segaduses, aga seal sain koha peal, et nagu väga selgeks, mis seal tulema, tegema peab ja mis värk on. Nii, siis mis aegadel saab ainetele registreerida, et siis nii kevadel kui ka sügisel, et te natuke rääkisite, aga siis kevade kohta ka. Tartu Ülikooli õppeinusüsteemist leiab akadeemilise kalendri. Akadeemilises kalendris on kirjas olulised kuupäevad, näiteks millal lõpeb õppeainetele registreerumine, millal on vaheaeg ja palju muud. Registreerumine õppeainetesse algab akadeemilises kalendris sätestatud ajal. Nüüd üliõpilased saavad lisada sügissemestri õppeaineid planeerijasse alguskuupäevaga 2. mai. Sügissemestri õppeainetesse registreerumise algus on 15. mai kell 21.00. Üliõpilased saavad lisada kevadsemestri õppeaine planeerijasse alguskuupäevaga 1. detsember. Kevadsemestri õppeainetesse registreerumise algus on 15. detsember kell 21.00. Jah, et see planeerijasse panek on ka hästi nagu vajalik, et saab juba nagu enne selle pildi kätte, et kuidas hakkab see tunniplaan välja nägema ja et milliseid õppeaineid võib-olla kohe ei saagi kõiki lisada, et mina soovitan ka teha nagu kindla struktuuri nagu aastate kaupa ka, et kindlasti nagu kõik saaks täidetud ja mingi plaan oleks olemas. Ja kui alguses võib tunduda, et sellel esimesel registreerimise kuupäeval või siis, kui see lahti läheb, et siis ei saa sinna õppesüsteemi ligi, et siis tegelikult ei ole hullu midagi,
et vahest võib just nii juhtuda, et paar tundi on see seal häiritud, aga ikkagi saab lõppude lõpuks nagu oma asjad ära registreeritud ja natuke peab ootama lihtsalt. Ja kui on ka niimoodi, et nagu mõnda õppeainesse ei saa, ma ei tea, on kohad täis või on mõni muu probleem, siis alati võtta ühendust selle vastutava õppejõuga siis, et kõik on nagu läbiräägitav ja mida varem sa sellega tegeled, seda suurem tõenäosus on, et kõik läheb ikkagi nagu hästi. Ja. Lisaks ma tahan ka juurde seda lisada, et infotehnoloogia osakond saadab esmakursuslastele selle ülikooli kasutaja parooli kandidaati isiklikule e-posti aadressile, mis võib olla Gmail. Et ülikooli e-posti aadressi saab üliõpilane kasutama hakata ikkagi siis õppeaasta algusest. Ja. Nii, kuidas õppekava täita nii, et see oleks alates esimesest kursusest nominaalmahus, ehk siis 30 EAP-d oleks ühes semestris täis? Üliõpilasel tuleb igal semestril täita oma õppekava ette nähtud mahus. Õppekava täitmise nominaalne maht on 30 EAP-d semestri kohta. Ainepunkte arvestatakse kogu läbitud õppeaja kohta kokku võttes. Lubatud puudujääk on 6 EAP-d eelmiste semestrite peale kokku. Õppeaines planeeritakse õppetöö igaks õppeaine toimumise semestriks koostatavas õppeaine versioonis. Õppekavadel on koostatud õppeainete jaotuskavad semestrite kaupa kogu õppeajaks. Õppekava õppeainete jaotuskavas on planeeritud kohustuslike õppeainete läbimine toimumise semestril. Samuti pakutakse õppekava valikainete moodulis valikaineid. Õppija saab valida valikaineid, mis on registreerimiseks avatud õppeaine toimumise semestril. Vabaained võib üliõpilane valida kõikidest Tartu Ülikooli õppekavadest, samuti teiste ülikoolide õppekavadest lähtuvalt oma huvist. Selle teema kohta mul on lisada seda, et esimesel kursusel ei olnud meie siis suunal ei olnud piisavalt palju EAP-sid, mis oleksid kas siis valikained või oleksid kohustuslikud, nii et mina pidin võtma siis hästi palju vabaaineid, mis järgmisel semestril siis et stipendiumi taotlemine oli natukene keerulisem, kuna ei olnud mul seda 30 EAP-d täis, mis siis stipendiumi jaoks peab olema. Aga jällegi, nagu ülikoolis ikka, siis peab natukene suhtlema ja rääkima ja siis saingi oma probleemi lahendatud, et tõsteti natuke need ained ümber, mis oli täiesti nagu tehtav, ses mõttes, et ei jäänud stipendium taotlemata ega saamata selle pärast. Räägiksime siis äkki natukene eksamitele registreerimisest, et me seda teemat juba puudustasime, et kui ei saa registreerida, et on kohad juba täis, et võtaks siis selle eksamitele registreerimise. Et kus seda teha, millal ja kes seda üldse teeb? Õppeaine infos esitatakse vajaduse korral õppeaines osalemise piirangud, milleks võib olla lisaks muudele andmetele ka osalejate piirarv. Kui kohustusliku õppeainele registreerumisel on piirarv täis, siis tuleb kirjutada oma õppekava õppekorralduse spetsialistile. Õppekorralduse spetsialist suhtleb õppeaine vastutava õppejõuga piirarvu suurendamiseks. Nüüd eksamitele registreerumine, et kus seda nüüd teha ja millal ja kes seda siis teeb, on siis üliõpilasel on õigus hindamisele, kui ta on registreerunud õppeainesse ja täitnud kõik õppeaines selleks ette nähtud eeldused. Kui õppeaine lõpeb eksami või arvestusega, siis on üliõpilasel võimalik valida õppeaine toimumise semestril vähemalt 2 korralise hindamisaja vahel, mis planeeritakse eraldi päevadele. Üliõpilane teeb selle valiku õppeinusüsteemis hiljemalt 4. päeval enne hindamist. Kordushindamisele registreerimine ja registreeringu tühistamise õigus lõpeb üle-eelmisel päeval enne kordushindamist. Lõpphindamiseks on üliõpilasel võimalik läbida õppeaine toimumise semestril
üks korraline hindamine ja korralise hindamise negatiivse tulemuse korral üks kordushindamine. Hindamisele pääsemise eelduste järele tegemise võimaldamise otsustab vastutav õppejõud ja märgib selle õppeaine juurde õppeinfosüsteemis. Jah, et see on kõik ongi öeldud, et sinna me vist midagi juurde ei oska lisada. Aga järgmiseks teemaks oleks äkki huvitavad vabaained, et kuidas neid leida ja siis mida jälgida nende valimisel. Ja vabaained võib üliõpilane valida tasuta lähtuvalt oma huvist kõikidest Tartu Ülikooli õppekavadest, samuti külalisüliõpilasena Eesti avalik-õiguslikest ülikoolidest. On ka võimalus valida õpirände raames välismaal kõrgkooli õppeaineid. Ma ei tea, Lili, kas sina oled võtnud mingeid põnevaid vabaaineid oma aastate jooksul siin? Vabaaineid. Mul on kuidagi see aru saanud täis mingite selliste jooksvate asjadega, et aga esimesel semestril oli mul küll nagu ka mingi infootsingu aine. Ma võtsin selle, meile anti ka mingi leht seal infotunnis, et seal olid mingisugused valikud. Et see oli küll nagu niisugune kasulik teadmine võib-olla, kust neid oligi mingi infosüsteemidest otsimine, mis ülikool nagu võimaldab ja kus täpselt milliseid nagu otsingssõnu kasutada ja et see on nagu nüüd bakalaureuse töö raames ka tulnud kasuks, et tasub vaadata niisuguseid, et võib-olla millest tahakski areneda ja saab, et neid võimalusi on palju ja kursusekaaslastelt olen ka kuulnud, et on nagu täiesti teistelt kuskilt õppekavadelt võetud, aga on ka nagu lihtsalt niisugused huvipakkuvad asjad ja saab vaheldust sellesse kohustuslikesse ainetesse. Jaa, näiteks mina võtsingi siis lõuna-eesti keeled, mis on ka siis, mis ei ole meie kursusega seotud või selle õppekavaga ja seal õppisimegi siis võru keelt, natukene seto keelt oli minu arust, et see oli küll selline algajate kursus ja me kirjutasime tegelikult võrukeelsesse Wikisse ka oma artikli sinna, et tegelikult päris huvitav minu arust nagu, et jah, et ma küll nüüd, et ma nüüd võrukeelt ei oska rääkida, aga ma saan öelda, et ma olen sellega kokku puutunud, et ja üks oli veel, mis ma võtsin, oli äkki lapsed ja lapsepõlv, mis oli siis natukene selline nagu õiguse suunas võib-olla, et sa räägiti nende õigustest, laste õigustest ja et see oli ka väga põnev minu jaoks. Räägiks võib-olla natuke siis nüüd sellest õppimise rütm või see, et meil on nagu mitu kuud on järjepidevat tööd ja siis on eksamiperiood ja siis kui see eksamiperiood nagu on, siis tegelikult on nagu, mina olen vähemalt endal tähendanud, et on see eksamiperiood on, aga teedki oma neid eksameid seal vahepeal ja siis on niisugune rohkem vaba aega ja saad nagu, mul on olnud ka niimoodi, et mul on nagu mingi üle kuu aja on lihtsalt nagu puhkus. Et vähemalt meie nagu õppekaval on nii. Et kuidas need siis perioodid täpsemalt välja näevad? Õppeaine toimumise semestril on õppejõud koostanud õppeinfosüsteemi ainekava versiooni andmetes õppetöö planeerimiseks ajakava. Ajakavas on käsitletavate teemade loetelu. Tunniplaani sisestatakse õppeaine ajakava alusel kontaktõppe toimumise kuupäev, kellaaeg, koht, õpiväljundite hindamise aeg. Vastavalt õppeaine ajakavas nimetatud käsitlevate teemade loetelule toimub õppeainest tunniplaani järgi õppetöö. Veebiõppe puhul ei märgita toimumise kellaaega, koht näidatakse veebiaadressina. Õppeaine ajakavas on veebiõppe kirjas e-õppena. Kokkuvõtvalt võiks öelda, et päris ühtlaselt ei ole võimalik näiteks koduste tööde mahtu ka sellepärast saada, et esialgu on vaja kursusel õppida midagi ja alles selle baasil tulevad suuremad tööd. Mõnes õppeaines võibki õppetöö lõppeda detsembri-maikuuks, kuhu on õppejõud ka planeerinud õpiväljundite hindamise.
detsembri ja maikuu, siis tähendab nagu sügis või siis kevadsemestri need õppekuid. Ja, siis ma mäletan, et eelmisel siis, umbes aastaga tagasi eelmisel kevadel ma ei tea, mul saigi äkki mingi mai keskelt kool läbi nagu. Ja kuna meil olid eksamid tegelikult suht samal ajal või niimoodi nagu järjest, et siis tõesti oligi, et sai nagu ruttu läbi ja oli kõik. Jah, ja see oleneb ka sellest, et millised õppeained sul on, kindlasti. Et igas õppeaines ei olegi seda nii-öelda mingisugust eksamit või arvestust, et ongi jooksvalt vaadatud, et kuidas läheb või siis tehaksegi kohe nagu ära, et ja see oleneb sellest ka, et mis ajaks sa endal selle eksami valid, et mida varem ära teed, seda parem, minu arust seda parem on, et saad hiljem rohkem puhata. Jaa. Mis vahe on seminaril ja siis loengul? Loengus on suurem aktiivsus õppejõul, kes annab näiteks teoreetilist infot üliõpilastele. Õppijad on pigem kuulaja rollis ja arutelu on vähem. Seminaris ei räägi õppejõud nii palju ise, vaid juhendab arutelu. Seminariks peavad üliõpilased tihti ettevalmistuma, lugema mingit materjali, tegema ettekande ja kohapeal olles arutletakse selle üle, analüüsitakse midagi ja nii edasi. Mõningatel juhtudel õppejõud teeb loeng-seminari. Tähendab, loeng-seminar tähendabki, ta õppejõud nagu annabki teoreetilise info edasi ja siis tulebki kohe loengu keskel seminar, kus hakata arutlema siis selle info üle. Jah, ja tegelikult on ju veel praktikumid ka, et praktikumides ongi täiesti, tehaksegi praktilisi mingeid ülesandeid ja see, seal õppeinfosüsteem annab kohe seal tunniplaanis ka, et mis milline ta siis nüüd on, et kas ta on seminar, loeng või praktikum, et aga tegelikult on ju veel kollokvium ka, mis minu jaoks natukene siiamaani segane, mis täpselt tähendab, et ma ei tea ka, et mis ongi huvitav. Nii, nüüd räägime ka natuke sessioonõppest, sest et meid mõlemaid on see puudutanud, need ained on meid puudutanud, et siis millistel õppekavadel või suundadel võib nendega kokku puutuda? Loodus- ja reaalainete õpetamine põhikoolis õppekaval võib sessioonõppeaineid olla geograafia moodulis. Humanitaar- ja sotsiaalainete õpetamine põhikoolis erialained toimuvad suuresti sessioonõppes. Need ained on inimeseõpetuse ja sotsiaalpedagoogika erialadel. Eripedagoogika ja logopeedia õppekaval toimub õppetöö 30% ulatuses päeva ja sessioonõppel koos sessioonõppe aegadel. Jah, et siis kui ma kandideerisin siia, siis mulle küll vestlusel öeldi, et võib olla palju aineid ka laupäeviti, aga tegelikult need erialained olidki nagu täielikus mahus nagu sessioonõppel, et mis on siis neljapäevast laupäevani umbes. Seal vahepeal. Jah, et võikski äkki ära rääkida siis, et millised, et kuidas need sessioonõppeained toimuvad? Sessioonõppeainetes on tavaliselt vähem vaja kohal käia ja rohkem on individuaaltööd. Samuti võivad mõned loengud, seminarid ja praktikumid toimuda nädalavahetustel. Enamike juhtudel ongi sessioonõppe 4 päevast pühapäevani. Jah, et meie oleme siis sotsiaalpedagoogika suunal ja meil on nii-öelda nagu päevaõppe ja sessioonõppe põimunud, ehk siis, et meil, kui on nii-öelda see sessioonõppe nädal, siis vahest võib olla niimoodi, et me oleme esmaspäeval või teisipäeval koolis ja me oleme laupäeval, on olnud ka päevi, kus me oleme hommikul 8:30 kuni õhtul 8 koolis, et selliseid nädalaid võib ka ette tulla, aga see-eest on nagu järgmine nädal on nagu vaba. Jah, või siis üldse on järgmine semester vaba, et kui meil siin oli üks semester 40 natukene peale EAP-d, et siis selle võrra on meil seal natukene ennem ja natuke hiljem, siis aasta hiljem on meil vähem teha. Et jah, see oli selline natuke üllatus. See võib kõlada muidugi hästi hirmsalt, et me ei taha nagu ära hirmutada, et peab olema laupäeval 8-8 koolis, et jah, et see käib periooditi
Ja tegelikult saab hakkama. ja sa oled ju tegelikult oma kursusekaaslastega koos, et see nagu aeg lendab tegelikult, ma ütleks. Ja iga kord see ei olegi, et võib-olla on kirjas, et on 8, aga ega õppejõud saavad ju aru, et õhtul võib-olla nii hilja see aju meil ei tööta nii hästi veel ja teevad, kuidagi võtavad vahepauside pealt kokku ja et tehakse ikkagi nii palju, et materjal saaks läbitud ja ei pingutata seal nii väga lõpuni, et jumala eest oleks 8 koolis. ja nüüd võta on selline huvitav teema minu jaoks, et ma olen seda saanud korra kasutada, aga et rääkige siis, et mis see täpsemalt on? Kui üliõpilane on oma varasemas haridus- või tööelus midagi õppinud, omandanud, siis on võimalik, et ta saab varasemalt õpitud kogemust kasutada osana õpingute läbimiseks, eriala vahetamiseks. Ehk teisisõnu, et varasemate õpingute töökogemuse arvestamine, edaspidi siis lühendatult võtta, on protsess, mille kaudu on võimalik läbi elu erinevatel viisidel õpitud õppekava täitmise osana tunnustada. Jah, ja kes seda saab kasutada? Seda saab kasutada üliõpilane või ekstern või immatrikuleerimist taotlev isik. Ta võib taotleda varasemate õpingute töökogemuse arvestamist õppekava täitmisel, samuti vastuvõtu tingimustele vastavuse kindlaks määramisel. Ja kuidas siis see protsess algusest lõpuni välja näeb? Protsessi kirjeldus on siis järgmine, et varasemate õpingute töökogemuse arvestamist taotlev isik, edaspidi siis ma ütlen taotleja, esitab taotluse õppekava õppekorralduse spetsialistile, kes on ka võta nõustaja. Taotleja lisab taotlusele varasemaid õpinguid ja või töökogemust tõendavad dokumendid ja muud materjalid, välja arvatud juhul, kui ülikooli õppeinnussüsteemis on õppeaine sooritamine kajastatud. Võta nõustaja, õppekorraldusspetsialist, edastab dokumendid võta komisjonile. Komisjon vaatab taotluse läbi, teeb otsuse ja teavitab taotlejad sellest kirjaliku taasesitamist võimaldavas vormis 30 päeva jooksul alates taotluse saamisest. Kõige olulisem on varem õpitu sisuline sobivus taotletava õppeaine eesmärkide ja õpiväljunditega. Kas see on ka tasuline või? Tartu Ülikooli üliõpilasele on võta taotlemine tasuta, kui taotletakse Tartu Ülikoolis läbitud õppeainete või täiendõppe vastavuse hindamist, mille tulemus on saadetud kuni 12 aastat tagasi. Kuni 12 aastat tagasi. Taotletakse varasemate õpingute ja töökogemuse vastuvõtu tingimustele vastavuse hindamist, taotletakse Tartu Ülikooli õpirändes sooritatu arvestamist mõne muu õppekava täitmisel. Muudel juhtudel, mida ma eelpool ei loetlenud, on võta taotlemine tasuline. Taotluse läbivaatamise tasu on 12 eurot taotletava ainepunkti kohta, millele lisandub käibemaks. Tasu võetakse taotluse eest, sellest olenemata, kas komisjon on nõus õppeainet arvestama või mitte. Aga kokkuvõtvalt Tartu Ülikooli üliõpilasele on võta taotlemine siiski tasuta. Jah, et ma siin enne ütlesin ka, et mul on väike kokkupuude sellega, et ma olen õppinud ühe kursusega Maaülikoolis ja siis ma sain teada sellest võtast siin Tartu Ülikoolis ja ma otsustasingi siin paar ainet proovida, kas ma saan üle kanda või mitte. Ja kuna siin, nagu enne mainiti, siis see polnud Tartu Ülikooli ainedega siis ka ülikool või sealt samast nagu ülikooli alt ennut, et siis jah, ma pidingi maksma juurde. Ma soovisin 2 ainet tuua siis endale üle ja ühe sain ja siis ühte ei saanud ka. Ja see on tegelikult suur kergendus oli, kui ma sain, et see on väga nagu oluline, et ma ei peagi nagu praegu näiteks ühte ainet tegemas, mul on see natuke teistmoodi kuskil mujal juba nagu varasemalt tehtud. Et ma olen kuulnud, et see on selline keeruline või et tundub nagu keeruline protsess, aga tegelikult kui sa
nagu korra keskendud, teed selle dokumenti korralikult ära, siis on täiesti nagu loogiline ja midagi keerulist ei ole minu arust. Ja kindlasti on siinkohal abiks siis võtta taotlemisel õppekorraldusspetsialist, kes on ka võtta nõustaja. Just, jah, et mind väga aitati sellega. Räägiks siis äkki natukene lisa-aastast, et jah, äkki. Üliõpilasel on võimalik õppeaega pikendada. Tartu Ülikooli õppekorraldus eeskiri reguleerib akadeemilise puhkuse ja nominaalaja pikenduse võtmise võimalust, millele siirdudes üliõpilase õppeaeg pikeneb. Akadeemiline puhkus on ajavahemik, mille vältel üliõpilane on vabastatud õppe ja teaduste kohustusest, aga ta võib õppetööl osaleda, kui seda soovib. Õpingute pikendamine tähendab õppe lõpukuupäeva edasilükkamist. Ja missugustel juhtudel siis see juhtub? Akadeemilist puhkust saab võtta või õppeaega pikendada üliõpilase avalduse alusel. Akadeemilist puhkust omal soovil ei saa võtta kõrghariduse esimesel astmel esimesel aastal enne teise semestri algust. Ma natuke loetleks ka siis need juhud, millal siis akadeemilist puhkust saab võtta. Alates teisest semestrist on üliõpilasel õigus saada akadeemilist puhkust omal soovil üks kord, nominaalse õppeaja jooksul kuni 9 aastaks, tervislikel põhjustel kuni 2 aastat arstitõendi alusel, seoses lapse hooldamisega kuni lapse 3-aastaseks saamiseni, lapse sünnitõendi alusel, 1 aasta Kaitseväe teenistusse asumisel Kaitseväe vastava kutse alusel. Viibides akadeemilisel puhkusel omal soovil, üliõpilastaatusega kaasnevat ravikindlustust ei ole. See on väga oluline, kui seda akadeemilist puhkust hakkate taotlema. Õpingute pikendamist ehk õppe lõpukuupäeva edasilükkamist võib täiskoormusega õppes õppinud üliõpilane taotleda kuni 12 kuuks. Ma küsiksin veel selle kohta ka, et kui ma olekski nüüd näiteks akadeemilisel puhkusel, kas ma saan teha ka näiteks ette mingeid õppeaineid või siis ongi see täiesti null, et akadeemilise puhkuse ajal tohib õppetööl osaleda, sest akadeemilise puhkuse avalduse esitamisel on võimalik märkida avalduse õppeained, milles soovite sellel käesoleval semestril osaleda. Ja tulevasel semestril on ka võimalik osaleda, kui see jääb akadeemilise puhkuse sisse. Jah, ma arvan, et see on hästi oluline info, et sa saad nii-öelda võib-olla jagada rohkem nagu aega, et ei pea nii palju võtma igal semestril siis neid õppeaineid, et kui ei jaksagi võib-olla selle koormusega toime tulla. Kindlasti tuleb jälgida, kui võtate akadeemilise puhkuse tervislikel põhjustel arstitõendi alusel, et siis kindlasti jälgida seda, et terviseprobleeme ei tekiks. Jah, just. Aga miks üldse võib juhtuda nii, et tuleb võtta akadeemiline puhkus? Nagu ma juba nimetasin ka, et tervislik seisund on see juhus, mis ei võimalda näiteks õppetööl osalemist ja kindlasti tuleb siis jälgida oma tervislikku seisundit, et õppetööga akadeemilise puhkuse aeg üle ei pingutaks. Siis võib juhtuda akadeemilise mahajäämuse likvideerimiseks, võetakse akadeemiline puhkus, näiteks omal soovil. Tööl käimine võib olla takistuseks ja siis kasutatakse akadeemilist puhkust. Nagu ma eelpool loetlesin, et alla 3-aastase lapse hooldamisega on siis akadeemiline puhkuse võtmine võimalik Kaitseväe teenistus ja kui on ka kutse reservõppe kogunemisele, siis selle kutse puhul akadeemilist puhkust reservõppe kogunemisele ei saa akadeemilist puhkust võtta, aga siin saab Kaitseväes saadud dokumendi alusel saab siis taotleda võlgnevuste likvideerimist. Et kui olete reservõppe kogunemisel näiteks 2 nädalat, siis on võimalik siis vastutava õppejõuga läbi rääkida ja Kaitseväest antud dokumendi alusel on võimalik siis võlgnevuste likvideerimist pikendada ja õppejõuga see kokku leppida.
aga sel juhul akadeemilist puhkust võtta ei saa. Ja millal seda siis ise valida ja kelle poolde siis pöörduda? Üliõpilasena on võimalik siirduda akadeemilisel puhkusele igal ajal. Tuleb aga tähele panna, et kui minna akadeemilisel puhkuse kuupäeval, mil pool või rohkem semestrit on möödunud, loetakse semester õpitud semestriks. Tartu Ülikooli õppeinfosüsteemist leiab info poole semestri piiri kohta akadeemilisest kalendrist. Akadeemilise puhkuse taotlemiseks tuleb esitada vormikohane avaldus ja vajadusel vastavad lisad digiallkirjastatult või käsitsi allkirjastatult, kui avaldus on välja prinditud. Avaldus tuleb esitada hiljemalt akadeemilise puhkuse alguse eelneval päeval oma õppekava õppekorralduse spetsialistile. Aga räägime siis nüüd üldiselt korra uuesti üle, et probleeme kindlasti ja küsimusi ülikooli astudes võib tekkida väga palju erinevaid ja kindlasti me ei suutnud nagu kõiki teemasid võib-olla puudutada nii põhjalikult, kui on vajadus, siis kelle poole tuleks või saab pöörduda, kui on mingisuguse korralduslik probleem või üldiselt ülikooliga midagi seonduvalt? Pöördu julgelt oma õppekava õppekorralduse spetsialisti poole. Kui sul siis tekib probleeme mis tahes õppetöö praktilise korralduse valdkonnas, näiteks tunniplaanid, ainetele registreerumine, õpingute hetkeseis, võta, tõendid. Ja igal õppekaval on ka oma õppekava programmi juht. Kui sul tekib probleeme või küsimusi õppetööd või korraldust puudutavatel teemadel või vajad nõu mõnel muul teemal, näiteks õpingute hetkeseis ja edasi jõudmine, siis on võimalus pöörduda ka õppekava programmijuhi poole. Esmakursuslasi abistab õpingute alustamisel tuutor. Tuutor ehk üliõpilasest nõustaja on spetsiaalse õppeaine läbinud vabatahtlik üliõpilane, kes toetab oma eriala või sellele lähedase eriala esmakursuslasi või välisüliõpilasi õpingute alustamisel Tartu Ülikoolis. Ja kui kursusel on valitud kursuse vanem, siis pöördu kursuse vanema poole. Kursuse vanem on üliõpilane, kes tegutseb oma kursusele vabatahtlikult kursuse heaolu nimel. Esindab kursust seda puudutavates küsimustes ja on huvitatud, et tema kursuse kaaslaste Haridusteaduste Instituudi õppeperioodi aeg oleks kõrghariduse omandamisele ja kursuse sõbralikule suhtlemisele orienteeritud. Kursuse vanemad enamasti valitakse siis õppeaasta alguses, kui on juba infotunnid ära toimunud, olete oma kursusega juba tutvunud, siis on võimalik oma kursuse kaaslastele teha ettepanek, kes on nõus hakkama kursuse vanemaks kogu selle õppeperioodiks. Ja siis kursuse vanem toetab kaasüliõpilasi. Ja kuidas nende tuutoriteni siis jõuda, näiteks ma toon korra selle uuesti välja, et Tartu Ülikooli siis näiteks meil on siis Haridusteaduste Instituudi kodulehelt on ilusti olemas need õppekavad ja siis sealt saad valida, et kus sa siis nagu täpselt õpid ja seal on nimed ja Gmailid olemas, et seda infot leiab ka ja saab ka programmijuhi käest küsida ja tõesti ma tunnen, et meil on olnud nagu väga hästi sellega, et kohe kui mingi mure on, siis kui programmijuht ei oska vastata, siis õppekorralduse spetsialist oskab vastata, et ma tunnen, et meil on nagu see tugi väga hea vähemalt siin instituudis. Jaa, tahtsin sama öelda, et meil tõesti on nii vedanud kuidagi, ma tunnen, et kõik on hästi toetavad ja tahavad vastata ja tahavad sinuga rääkida ja neid huvitab nagu sinu arvamust ka. Tuutor on enamasti esimese õppeaasta esimesel semestril toeks, et tuutori aeg on lühike, et toetamisel. Ja alati tasub ka küsida näiteks, mina olen, et kui oledki esimese aasta tudeng ja ei teagi, mis üldse on ja siis meil oli mingisugune kokkusaamine 3. aasta ja üldse nagu programmi ülene selline kokkusaamine, et julgelt tasub küsida ka neilt, kes juba
on ülikoolis nii-öelda vanad kalad, et Ja. et ma ka alati ütlen, et võib tulla minu poole pöörduda ja ma aitan nii palju, kui on võimalik, et ei tasu karta, tasub suhelda Ja tegelikult ongi, ma arvan, üliõpilasel väga oluline suhelda üldse, et tegelikult saab nii palju probleeme nagu lahendatud või isegi ennetatud või küsimustele vastatud, et kindlasti nagu ma soovitan ka pöörduda siis kas või kellegi poole alustuseks, et tema oskab sind suunata kuskile paremasse või parema inimese juurde. Jah, aga meie poolt on kõik ja aitäh, et te kuulasite ja aitäh, et tulid. Just. Hoiame kokku.